Nii, et tere tulemast siis meie tänasesse haridusinnovatsiooni fookusega Zoomi kogemuskohtusse, mis on siis selle hooaja viimane ja meie tänaseks teemaks on siis mis edasi. Ja meie esimene suur teema on siis võib-olla isegi pigem väide, et tänu sellele distantsõppe olukorrale, sellisele hädaolukorras distantsilt õpetamisele toimus tegelikult väga suur õpetaja professionaalne areng. Ja esimene siis nii-öelda arutelu teema ongi see, et kuidas see professionaalne areng välja nägi, et millised siis on need erinevad võtted, millega siis prooviti selles distantsõppes õpilaste tähelepanu haarata. Et Merin, kas teed otsa palun lahti? Ja, aitäh. Tõepoolest, et see, mis meil siin viimase paari kuu jooksul toimunud on, et distantsõppe või õigupoolest nagu seda võib ka nimetada selline hädaolukorra distantsõpetamine. Mis siin käigus on toimunud eelkõige, kui me mõtleme õpetavaid inimesi laiemalt, et osalt meid on justkui vette visatud ja palutud hästi kiiresti ujuma õppida ja kuidagi hakkama saada. Ja õigupoolest me oleme hakkama saanud ja ma arvan, me oleme väga hästi hakkama saanud ja see on kindlasti kinnistanud seda, et meie õpetajatel, õppejõududel, koolitajatel on teatud selline baas digioskus täna olemas, kust on võimalik väga selgelt edasi liikuda. Mida see on meile kindlasti tähendanud, on see, et me oleme pidanud kohandama erinevaid õpetamise viise, kohandama seda, kuidas me oleme tavapäraselt harjunud õpetama ja püüdma neid õpetamise viise viia üle veebikeskkondadesse. Ja ma arvan, et vot siin ongi see keerukas koht, et kuidas üle viia see, mis on mulle tavapärane, täiesti tundmatusse keskkonda, kus ma ei tea täpselt, kuidas need asjad käivad ja ma arvan, et just nimelt see kriisi algusaegadel oli hästi palju kuulda neid hüüde, et mida ma teen, kuidas ma teen, kas keegi oskab soovitada. Ja ma arvan, et see osalt jällegi näitas seda, kuivõrd kenasti see kogukond hakkas toimima, et me üksteist toetasime, proovisime leida neid parimaid lahendusi, otsida parimaid digivahendeid, mida siis õigupoolest kasutada. Aga kindlasti üks selline kitsaskoht on olnudki õppijate kaasamine, et ma olen võib-olla selle õpetamisega tulnud toime, aga võib-olla teisalt ära unustanud selle, et see teine pool ehk et õppimine ja õppija kaasamine, et mida ma saan teha selleks digimaailmas, et õppijat hoida kaasas, et õppijat toetada ja õigupoolest ka õppija enesejuhitavust toetada, mis siin kriisi ajal on eriti teravalt silma paistnud. Nii et ma usun, et see ongi see koht, kus siit nüüd edasi vaadata, et kas me jätkame sellisel kujul või otsime nüüd siis neid uusi viise, et kuidas seda olemasolevat kogemust veel ja veel parandada, et me ei tooks siia digimaailma või siia veebiõppesse kaasa selliseid ka tavaõppes mitte kõige paremaid lahendusi. Võib-olla siin peangi silmas selliseid klassikaliseid vooruloenguid, kus me õppijaid võib-olla väga palju ei kaasa. Et me oleme neid samu asju püüdnud siin veebis ka teha, et tegelikult siin on võimalik õppeid kaasata, et kuidas me nende võimalusteni saaksime paremini jõuda. Aitäh, Marin, ja mina küsiks siis, et Mati Eilmets, et sina oled ju igasuguseid asju ilmselt oma pika professori ja nii-öelda õppejõu töö jooksul näinud, et kas sa hindad, et nüüd see olukord, nagu me siin kõik ütleme, et see oli nüüd väga-väga erakordne ja et me pidime sellised hädaabinõusid rakendama, et kas seda on varem ka ajaloos olnud või kuidas sulle tundub, et on see nüüd kuidagi tõesti väga eriline ja mida see siis tegelikult organisatsioonidele ja koolikultuurile, et mida see nüüd see kogemus tegelikult tuleviku jaoks tähendab? Mati? Et palun pane mute'i pealt maha ka. Pane endale heli peale. Nii, nüüd peaks olema kuulda. Ja. Tervist.
et no sellist koroonakriisi varem muidugi ei ole olnud, vähemalt viimase 100 aasta jooksul, mida mina mäletan. Et eks ta oli küll selline vette viskamise olukord nii õppijate kui ka õpetajate jaoks ja mina oskan natuke rohkem sellise ülikooli õppimise vaatepunktist öelda. Ja mitu korda tuli meelde mida siin viimastel aegadel on hästi arendatud, ennast juhtiv õppija ja ajajuhtimine ja agentsus ja kõik see teoreetiline jutt, mis räägib sellest, et hea ja tubli õppija on see, kes mitte ei reageeri sellele, mida, ma ei tea, õppejõud räägib või mis on kuskil kirja pandud, aga et ta ise nagu siis korraldab ja juhib ja määrab oma õppimise protseduuri. Ja eks seal ju või selles koroonakriisi ajal selline praktika oli ju vältimatu. Et iga tudeng ise pidi tegelikult otsustama, kas ta tuleb selle Zoomi sessioonile või ei tule või teeb seda iseseisvat tööd, mida talle antakse või ei tee. Ja ma ei tea, minu hinnang oli umbes selline, et jagunes see pilt nagu ka varem paljude asjade puhul 80% ja 20%. 80% said päris kenasti hakkama ja 20% kuidagi rippusid õhus. Selge. Jah. Et aga aitäh praegu, Mati, et jätame need tudengid nüüd õhku rippuma, et äkki see järgmine küsimus loob seda nagu võib-olla selgust, et miks see 20% võis nüüd sinna õhku rippuma jääda ja et see järgmine siis väide oleks, et see tuleb anda nüüd sellise veebivahendite kasutamisel võrdset tähelepanu nii sisule, aga ka tehnilisele töökindlusele, et Veronika, et sooviksid sa seda kommenteerida ja kõik teised eksperdid siis palun chatis jätkata diskussiooni. Ja aitäh, Jaanika, ja et sa oskasid seda küsida õigesti, seda tehnilist kindlust, sest ma tahan tõesti jagada tänast olukorda, mis juhtus see, et minul läks maakodus elekter ära ja ma olin täiesti pahas olukorras, et mis nüüd saab, ma olen lubanud siin osaleda ja kus ma saan selle, mingi mobiilne data, eks ju, aga tõepoolest me peaksime nüüd tõesti hakkama hoopis muudele asjadele samuti tähelepanu pöördama, kui me räägime, eks ju, õppele ligipääsetavusest ja sellest tehnilisest valmisolekust, et lisaks, maakodus ja elekter läheb ära mingil põhjusel, aga minu arust on ka peaks läbi mõtlema, vaatama ja tegema koostööd telekom-ettevõtetega, et ka ikkagi need internetiühendused oleksid piisavad selleks, et me saaksime sellist e-õpet või sellist virtuaalset õpet läbi viia, mida me nüüd 3 kuud tegime, aga me tahame ju osaliselt ikkagi edasi liikuda täpselt samade tegevustega. Aga jah, et mida õpetaja, õppejõud peaks võtma enda töökavasse või siis oma tegevuskavasse sellise õpetamise hügieeni ühe osana, et tõepoolest seesama, kas mul on olemas, alustades internet, arvuti, veebikaamera, testima mikrofoni ja kindlasti nüüd siis organisatsioonid saavad siis mõelda selle peale ja peaksid panustama selles osas, et seda tehnilist varustatust aidata muretseda, et inimestel oleks olemas see, sest see on tähtis, see on täpselt nii tähtis, et ma ütlen, ma praegu tunnen, et isiklikult olen sellest puudutatud, et ma pidingi tulema naabri juurde, et tegema seda veebiseminarist, kodus ei saanud teha elektri tõttu. No tervitame naabrit ja loodame, et ta siis liitus ka meie selle seminariga ka Keron, et sina oled nüüd siis üks nendest päästjatest, eks ole, sina oled Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse haridustehnoloog, et ja veel väga värskelt tööle ka tulnud, et kuidas see sinu ettekujutus on, et kuidas sina hakkad nagu seda igat õppejõudu päästma, et kas sa annad talle selle kala või annad sa talle õnge või millal sa tunned, et nüüd see sinu töö on hästi ära tehtud või kas sa arvad, et sa hakkad ka sekkuma sinna sisu poole, et kui sa näed, et see õppejõud, kuidas ta selle sisuga peale läheb, et sinu arust sinna
distantsõppesse üldse ei sobi, et Keran. Et pane mikrofon ka peale, Keran, palun. Nii, peaks olema kuulda. Ja. Et väga huvitav küsimus selles mõttes, et nagu kõige olulisem on siiski see, et õppejõud ja kõik töötajad saaksid ikkagi, et pigem tuleb see nagu õpetada kala püüdma, kui see, et ise nagu seda kala kätte tuua. Et kõige olulisem ongi ikkagi siis nagu minu poolt see, et oleks tagatud ikkagi kõik, et töö nagu sujuks ilma nagu minu väga tugeva sekkumiseta, et need süsteemid tuleks luua siis niimoodi, et oleks nagu automaatselt see, et ma ei pea kogu aeg kõike tegema siis nagu niimoodi manuaalselt. Siis õppe nagu töö, et seda nagu vaadata, kuidas see nagu sujuks, et ma ise nagu kindlasti ei saa teha väga palju nagu suuri muudatusi nagu õppe sees, aga võib-olla ma saan siis nagu omalt poolt nagu toetada seda, et see nagu õppekava siis võimalikult hästi nagu täidetakse nende minu poolt loodud süsteemide ja vahenditega. No jääme põnevusega ootama, ega see uus õppehooaeg ei olegi veel enam kaugel, aga nüüd järgmine küsimus on, et see tagasiside, et tegelikult kui me teeme midagi uut, ega me ju ei tea, kas on hea või halb, et siis me peaksime ju küsima midagi ja et Mati, sina võid juba ennast valmis panna, aga ma ennem küsin Mairi käest, et kas sinu või siis üliõpilase käest siis kogu aeg nüüd ka küsiti ja selle põhjal siis ka seda õppeprotsessi ümber korraldati? Küsiti ikka tagasisidet, jah, ja me tegelikult vist olime ise üliaktiivsed, et minul oli küll hästi positiivne kogemus just esimese sessiooni õppega, et lihtsalt selline tänutunne tuli peale, et kui palju erinevaid lahendusi oli, kui hea oli näiteks kuulda audioloengut sessioonõpilasena endale sobival ajal ja samas kui tore oli jälle aeg-ajalt olla Zoomis kõigiga kokku saada, ja kuidas iga õppejõud suutis leida siis sellise alternatiivi, mis tõi just esile tema õppeaine. Et pigem jah, olid sellised positiivsed kogemused ja me kippusime ise ka kohe hästi elavalt tagasisidet andma, et ei jäänudki ootama. Ja Mati, et sa juba ilmselt aimad seda küsimust, mis ma sult küsin, et küsimus on nüüd selline, et kui me küsime tagasisidet, et siis me ju küsime mingi küsimustikuga või kas me küsime suuliselt, et kas nüüd selliseid, et kas nüüd on ka olemas juba maailmas selliseid küsimustikke või üldpõhimõtteid, et kuidas me siis saame nüüd teada ja kui palju me peaksime siis arvestama nüüd seda õppeprotsessi ümberkorraldamisel ka ülikooli kontekstis, või hakkame igaüks ise küsimustikku koostama, et kuidas sulle minu tänane loeng meeldis üliõpilane ja siis võtame midagi ette. No, eks see tagasisidesüsteem oli ju ja on olemas olnud vähemalt ülikoolides juba ammu enne koroona teemat. Ja nüüd ma ei tea, et oleks midagi spetsiaalselt tulnud selle koroonaga seoses, tõenäoliselt mõne aja pärast võib-olla tekinud. Aga tagasisidega mul on üks teine mõte. Et mulle küll tundub, et on erinev tagasiside selles mõttes, et tagasiside on ju see, kui tudeng küsib või tahab midagi täpsustada või ütleb, et ma ei saanud sellest jutust aru. Et kui auditooriumis käib õppetöö, siis tagasiside piirdub selle õppetunniga. Et õppetunnile nad küsivad seal, ma ei tea, loengu keskel, aga nüüd selle e-õppe või selle digiõppe perioodi puhul selgus, et tagasiside nagu venis ööpäevaringseks. Hakkasid meile saatma ja keegi seal midagi arutas ja tahtis veel täpsustada saada. Nii et mõnes mõttes selline ütleme, audikas õpetamine mulle tundub on natuke ajaliselt piiratum ja ka lihtsam. Nii mõnegi teema puhul see viimase paari kuu õpetamine minema selliseks ööpäevaringseks toimetamiseks. Meelid tulid siis, kui nad parajasti tulid.
nii et noh, see on ka üks asi, mida võiks võib-olla siis edaspidi, kui see laiaks praktikaks muutub, kuidagi arvestada. Ja õppejõud ka, nagu tal on ju peale selle loengu tegemisega mingeid muid asju maailmas ajada. No ei usu, et oleks. Õppejõud on ikka ainult õppijate jaoks, ei ole siin miskit. Aga väga hea, et lähme järgmise teema juurde ja siin on nüüd siis selline püstituse digiteadmine ja versus digioskused. Et nagu me teame, et teadmised on ju sellised deklaratiivsed, et me teame, et midagi on hea teha või naabril oli see kuidagi tuli hästi välja. Aga noh, oskus on siis see, et kui me mitte ainult ei tea, vaid me oskame siis seda teadmist, et naabrinaisel tuli hästi välja, kuidagi ka oma kasuks nii-öelda tööle panna. Ja meil siin esimene arutelu teema ongi siis, et võtan kohe selle endale ka ette, et tegelikult see kriisiolukord nüüd vähemasti tingis seda, et väga paljud inimesed, kes olid meie ümber, võib-olla mitte otse nüüd õppimise õpetamise protsessis, et ka nemad muutusid väga ruttu digipädevaks, oli see siis see juuksur või oli siis naabrinaine ja ka see nüüd muudab oluliselt meie arusaama ja võimalusi, kuidas nüüd ise suhtleme, et Meri, saad sa palun kommenteerida? Ja tõepoolest, et see, et millised on need meie digioskused, see pandeemia muutis eriti teravalt nähtavaks see, et millised meie digioskused on või millised on ka õigupoolest puudused nendes oskustes, mis meil täna on. No hetkel minu kodu asub hoopiski Iirimaal, siis siin on see kuidagi eriliselt teravalt esil olnud, et Eesti e-riigina on võrdlemisi hästi pandeemias kohanenud ja täna siin ma näen, et ka e-maili omamine on paljudele inimestele siiani veel uudiseks ja üllatuseks olnud, et sellise pandeemia ja eriolukorra raames meil on tekkinud väga selgelt vajadus üksteisega suhelda ja meil on täna see tehnoloogia olemas, meil on olnud vajadus jätkata õppetööga ja meil on see tehnoloogia olemas ja me oleme tegelikult ju tulnud toime. Küll aga on tõepoolest see, et kuidas neid oskusi nüüd edasi arendada, kuidas me siit edasi liigume, ehk et see tänane küsimus, et mis siis edasi saab, et ma usun, et siin sellise õpetava inimese jaoks ongi oluline see, et me võib-olla ei keskenduks mitte ainuüksi selliste üksikute tehnoloogiate või digivahendite õpetamisele, mis siin kriisi oli kindlasti hästi vajalik, aga et meil tekiks ka selline laiem pilt ja laiem arusaam, et millised need digioskused on, mis õpetavale inimesele on hästi olulised ja ka see, et mul tekiks see oskus ja julgus ja tahe nende erinevate digivahendite vahel valida ja neid ka tegelikult loovalt kasutada, sest paljud nendest digivahenditest, mida me täna kasutame, ei ole loodud ju haridusvaldkonna jaoks. Et see julgus nendes digivahendites ise toime tulla, et ma arvan, et see on see, mis on täna oluline, et kuidas me siit saame edasi minna, aga noh, tõepoolest, et kui me aasta tagasi diginobega algust tegime, siis me pidime päris palju seletama ja selgitama, et mis asi see diginobe on, miks meil see podcast on, milles me seal üldse räägime, siis täna see on justkui juba poole sõna pealt selge. Aitäh, Marin ja Mari-Liis, et kuidas siis nagu sina õppejuhina tunnetad, et kuidas siis vähemasti sinu haldusalas olevad õppejõud on seda digipädevust hakanud kiiremini omandama või on ka nagu mingid plaanid, et kuidas siis seda üliõpilast või õppejõudu siis nagu, kes kohe ei tahtnud tulla rohkem nagu ninapidi sisse panna, aga enne siis ma enda kohta teen märke, et minu juuksu täna hommikul Facebookis jagas minu siis eilse ühe väikse televisioonist diginupukese postitust, et see on võib-olla siis lõimub, et juuksur oli uhke, et tema klient rääkis digist televisioonis. Et selline näides, aga Mari-Liis, et mis saab edasi? No võib-olla ma ütlekski, jah, ma nõustun hästi sellega, et see ongi selline nii-öelda nagu algus, et me nüüd oleme niimoodi ilusti kohanenud oma
tavapraktikaid proovinud võib-olla katsetada, vaadata, mis sobib, mis ei sobi ja neid nagu hakanud niimoodi edasi arendama. Et kui ma enda kogemusele mõtlen ka, siis algselt ma võib-olla isegi natuke läksin arengust tagasi, vaid ma ei hakanud isegi oma tavapärast õppetööd kohe veebikeskkonda viima, vaid läksin ka sellisel lihtsama vastupanu teed, et iseseisvat tööd, eks ole, mis oli väga paljudes valdkondades ja seejärel juba natukene sellisele tavapärasele praktikale Zoomis, oma need rühmatööd, aga need võtted olid ikkagi üsna sellised, mida ma olin ikkagi klassiruumis ka kasutanud, küll natukene nagu kohandatud ja mul tundubki, et hästi nõus sellega, et nüüd on nagu see hetk, kust nagu minna edasi. Aga kui rääkida niimoodi õppejõududest ja laienemist, siis tegelikult no tõesti on neid õppejõudusid, kelle puhul ma arvasin, et selline digipool ei tule nagu kõne alla mitte kunagi, et me oleme ka juba varasemalt rääkinud nendega sellest, et võib-olla mõni vooruloeng võtta videosse ja see on olnud täiesti välistatud, siis tänasel päeval need õppejõud juba toimetavad Zoomis, nii et lähme edasi ja päris selliste korralike sammudega. No, see on hea, et sina oled rahul ja siis ma arvan, et nii mõnigi õppejõud, kes meil siin täna ka kuulamas on, mõtleb, et ega Mari-Liis ometi minust ei rääkinud. Nii, aga meie siis järgmine väide on see, et ei pea kartma, et vahend oleks tasuline, et meil on ju siin tasuta haridus, eks ole, Eestis ja siis tuli võib-olla ka praegu välja, et kõik head asjad ei olegi tasuta ja ei anta tasuta mikrofone, ei anta tasuta kaameraid ja mõnikord isegi küsitakse tarkvara eest midagi raha, et Veronika, et kuidas Diginobe konsulteeris sellel teemal, et hoidis kätt ja nutis kaasa või ütles, et võibki mõnikord raha küsida. Veronika, oled sa meiega? Olen. Ja et see on tõesti selles mõttes huvitav küsimus, sest me oleme harjunud, et kõik, mis internetist tuleb, peaks olema justkui tasuta. Et see on kuidagi nagu, ma ei tea, meie selle interneti kasutamise sellise arusaamise osaks saanud täiesti, et esimene küsimus, et kas see on tasuta ja siis muidugi iga teenus, iga toode, me ei lähe poodi, ei küsi, et kas ma täna saan selle pool lõiku vorsti tasuta, sest mulle lihtsalt meeldib see või mis iganes, et me ei eelda muus maailmas, päris maailmas sellist asja, aga millegipärast virtuaalmaailmas see on nagu selline eeldus juba täiesti kõvasti meie meeltes kinni, et jah, sama mõte, et kui me tahame kvaliteetset toodet, ehk siis ka kvaliteetset digitoodet, kvaliteetset platvormi, head teenust, kusjuures sellisest teenust, millel on mul tegelikult ka võimalik probleemi korral helistada, saata email, saada sealt korrektne abivalmis vastus, siis selle eest seal on inimesed taga, kes töötavad, panustavad. Loomulikult me peaksime maksma, et mõningatel juhtudel me saame rääkida, mõni tarkvara mingisuguse suurema rahastusega juba valmis tehtud ja me saame seda kasutada, aga enamasti on need erasektor, kes seda müüb ja minu arust me peaksimegi rääkima sellest, et kui me räägime vahenditest, siis pigem eesmärgipärasusest, pigem sellest, et kas see on meie organisatsioonile vajalik, kui see, et kas ta on tasuta, sest tasuta kahjuks ei ole väga palju asju, et kõik see informatsioon, mida me endast ikkagi ära anname, kuigi tasuta kontot või mingisugust tasuta vahendit kasutades, siis see ei pruugi jääda nii, et see selline varjatud meie andmete kasutamise teema, see on üldse uus või teine teema, aga kindlasti selle peale mõelda, et pigem kvaliteedi eest võib ju maksta, töövihikute eest me koolides maksame, raamatute eest me maksame, miks me ei võiks siis maksta ka hea ja kvaliteetse digivahendi eest. Aitäh, aga ma veel korraks põikan Meri sinu juurde tagasi, aga küsime siis teistpidi, et kas siis nüüd raha on see ainus kriteerium, et me nüüd hindame, et kas see digivahend on hea või halb või et kuidas me nüüd seda digivahendit siis nagu valime, et hind on üks kriteerium või kas on, aga mis on seal veel? Tõepoolest, ega see hinnasilt seal juures ka veel ei ole kvaliteedimärk, et tegelikult on ju küsimus selles, mida ka Veronika mainis, on see eesmärgipärasus ehk et mida ma soovin õpetajana, koolitajana, õppejõuna teha. Ja kas see digivahend või need digivahendid, mille hulgas ma valin, milline neist võimaldab kõige paremini teha seda, mida ma teha soovin.
ja tõepoolest, et paljudel juhtudel kahjuks on nõnda, et tasuta digivahend ei pruugi mulle tagada kõike seda, mida ma teha tahan. Teine pool on tõepoolest see turvalisuse küsimus. Aga ma arvan, et see kõige olulisem on ikkagi see eesmärgipärasus, et mis see on, mida ma teha tahan, et ma leiaksin selle sobiliku digivahendi, et ma tunneks selle digivahendi kasutamisel end mugavalt, kindlalt, ma tean, mida see vahend teha võimaldab ja ma saan ellu viia eelkõige need tegevused, mida ma õpetajana, koolitajana soovin. Aitäh ja lähme siis nüüd oskustelt edasi, et digivõrdsusele, et üks asi on ju see tarkvara, eks ole, tasuta vorsti ei ole, tasuta kaameraid ei ole, eks ole, tasuta arvuteid ei ole, tasuta tahvleid ei ole. Et Mati, ma küsin nüüd sinu käest, et kuidas nagu sa just haridust ikkagi oled üldmääral uurinud, et kas üldse saab sellist digivõrdsust luua või mida siis riik või ülikool või kes see siis selle peaks nüüd ette võtma, et see digivõrdsus tekiks, et igal ühel oleks võrdselt või hea võimalus digis õppida? Noh, ega kui mõelda nüüd nagu suurt ühiskonda, siis ei ole seal ei digivõrdsust ega majanduslikku võrdsust ega võrdsust mingi teise näitaja järele või järgi. Nii et ma arvan, et see on kindlasti seda ju viimasel ajal arutatud palju, mitte koroona kontekstis, et digimaailma sisenemine tegelikult inimesi järjekordselt lükkab erinevatesse lehtedesse. On need, kes on seal tugevalt sees ja siis on need, kelle jaoks on see kõik täiesti mingi hiina keel. Ja muidugi on riigi asi siin samme võtta, aga ma arvan, et ka mingisugust võrdsust või ligilähedasti võrdsust, vaevalt siin lähiajal tulemas on. Ma arvan, et see, mida me näeme, on tegelikult veel suurem eristumine. Nüüd õppijad koolis ja ülikooli mõttes on vähemalt minu kogemuse põhjal suhteliselt sarnases seisus. Ei ole nii, et on, ma ei tea, kolmandik auditooriumit ei saa aru, kui räägid, mis asi on muudel või kuidas see kirja saata. Nii et see natuke noorem ja siledam ja pestud publik on ikkagi digimaailmas enam-vähem sees. Neid, kes seal üldse ei ole või kelle jaoks on see mingi täiesti uus mateeria, tõenäoliselt on, aga ma ei ole neid väga kohanud. Nii et õppijad hulgas ma arvan, et see digivõrdsus enam-vähem on tagatav, aga ühiskonnas, suures ühiskonnas digi ebavõrdsus, ma arvan, suureneb. Aitäh. Mairi, küsin sinult kui siis üliõpilaselt, et kas sa tundsid, et sa olid kuidagi nüüd tänu distantsõppele või keegi ka sinu tuttavates kuidagi ebavõrdsem, et tal ei olnud midagi läpakat või mingid muud seaded või kuidas siis see tehniline ebavõrdsus lahenes, et digiteadmiste poolest me oleme võrdsed, aga just tehnika poole pealt ja mida ülikool võib-olla või ka mingi teine õppeasutus saaks ette võtta, et kui selline olukord oleks? Enda ülikoolikaaslaste pealt ma ei tundnud, aga küll ma tundsin lapsevanemana suurt rõõmu, et me jõudsime just natukene enne seda epideemiat jõuda osta igale lapsele tahvelarvuti ja lisaks veel ühe arvuti koju, sellepärast et esialgu ikkagi tahvlis nad enda koolitööd täies mahus teha ei saanud ja siis meil tekkis arvutitele järjekord kodus ja oli ka selline olukord, kus mõlemad lapsed pidid aktiivselt tunnis osalema ja siis ühele lapsele andsin enda tööarvuti selleks ajaks kasutada. Aga samas jälle koolid pakkusid ise väga tublisti ka toetust ja ma nägin, et toimus ju ka heategevuslike arvuti kogumisi ja pakkumisi, et selles mõttes tuli hästi kiiresti seda abi, et õppimine ei peatuks. Aga jah, ülikooli poole pealt ei jäänud silma, et kellelgi oleks jäänud selle tõttu midagi tegemata. Aitäh. Mari-Liis, kas meie oleme sügiseks vähemasti oma instituudis digivõrdsuse loonud kõikidele õppijatele ja õppejõududele? Õppijate osas ma tegelikult sinna kommentaari ka panin, et isegi meie üliõpilaskond ka tegelikult algatas täpselt seesama, et kellel on üle, et saab teisele laenutada, aga üldjoontes ka seda palju ei kasutatud, nii et tundub jah, et meie üliõpilased on ka hästi varustatud ja õppejõududel ka, et
et ikka üha rohkem on seda nõudlust, et kas ma saaks, et mul siin kaamera ei tööta ja mul siin mikrofon arvutil ei tööta, et kas saaks korda teha, nii et selles suhtes tehnilise poole pealt, et eks me seda jah, inimesed pööravad rohkem tähelepanu sellele, et nende arvutid oleks ilusti töökorras ja valmis, et just siuke tehnilise poole pealt usun, et oleme enam-vähem valmis. Et me oleme kõik isejuhtivad tehnikud nüüd, et muretseme oma tehnika pärast, et varem võib-olla ei olnudki nii oluline ja alati peab olema kommikart naabri jaoks, et kui enda internet ära läheb, et siis saab ikka võtta naabri oma. Nii, aga meie liigume meie viimase teema peale ja selleks on nüüd, et kas nüüd see veebikeskkond või kontaktõppe või mõlemad või äkki üks üheks ja teine teiseks asjaks ei sobigi. Et esimene väide on see, et see ühes ruumis õppimine ei kao mitte kusagile. Veronika, mis sa räägid selle kohta? Ja, et ma olen loomulikult täiesti seda meelt, et ma sinna chati kirjutasin ka üsna algusesse, et esiteks me ei peaks rääkima sellest, et me läheme nüüd lihtsalt virtuaalõppesse ja kuhugi see kontaktõppe kaob, et loomulikult mingites erilistes olukordades me ei saa kokku tulla, aga ruumi väärtus, olla füüsiliselt inimestega koos, kõik see on, ma arvan, et me ei saa seda alahinnata, see kontakt, mis tekib õppijate, õppejõudude, õpetajate vahel, see, kuidas me siis protsessi loome ja juhime, et see jääb, aga teadmine, et mul on vajadusel, võimalusel, kui mu õppijad seda vajavad, ma ise või selles mõttes tahan kaasata suuremaid sihtgruppe, et me võime ja saame sinna veebi ka liikuda. Ehk siis jah, vastus ühes ruumis õppimine ei kao ja pigem me saame sellest rohkem väärtust, me teeme seal ruumis midagi palju olulisemalt, kasulikuma, vajalikumat, kui võib-olla tuleme lihtsalt loengut kuulama. Mati, et ühes ruumis õppimine ei kao, kuidas sinu kui õppejõu tunne on, et või võiks osaliselt kaduda? Ei, ma arvan, et ei, kindlasti ei kao. Mulle tundub, et selle koroonaperioodi tulemus on see, et see õpetamise viis vähemalt ülikoolis, aga tõenäoliselt ka põhikoolis muutub mitmekesisemaks. Et seda praktikat, mida nüüd siin paari kuu jooksul peale surutult harrastati, ega see ära ei kao. Aga see püüab siis leida sellises suures õppimise elus ja maastikus oma kohta. Ma arvan, et näiteks ülikooli õppe puhul mul on küll tunne, et sellist massiloengut on võib-olla mõistlikum üldse teha ja ma olen seda varem ka natuke proovinud teha elektrooniliselt selles mõttes, et ma loen ta enne sisse, panen Moodle'isse ülesse ja siis iga tudeng kuulab seda sel hetkel, kui talle parajasti see sobib. Ei pea neid 200 või 300 korraga tulema sinna audikasse. See annab aega juurde selliseks näost näkku õppetööks, on see siis seminar, arutelu, vaidlused, mõttevahetused, mis iganes, mis kindlasti peaksid toimuma ja toimuvadki sellises ühe ruumi formaadis. Nii et mulle tundub, et see tulevik ole ikkagi mingisugune selline kombinatsioon kahest ja see paar kuud siin andis tõuke selle teise poole nagu rohkemale esiletulekule. Merin, et sinu kommentaar, et see ühes ruumis õppimine ei kao, aga äkki sa oled ilmselt kas chati jälginud, et liidad sinna juurde ka Tiia siis sellise kommentaari, et kust me võtame selle ja igale poole räägime, et me oleme hirmus hästi hakkama saanud. Et võib-olla kui oskad, et anna sellele kommentaar, et me tegelikult oleme siis hirmus hästi hakkama saanud. Jaa. No võib-olla see ongi see küsimus, et tehnoloogiliselt, jah, ma arvan, et me oleme hakkama saanud, et justkui õpe ju on toimunud, aga ma olen väga-väga nõus selle poolega, mis puudutab toimetulekut psühholoogiliselt ja ma usun, et siin on tegelikult väga paljuski kitsaskohad, et ma ei tea, kui palju on koolides sellest räägitud, kui palju on ka õppejõud omavahel rääkinud või koolitajad, et kuivõrd keerukas on selline ka isolatsioonis olek olnud nii õppijatele
ja kui ma mõtlen ka täiskasvanud õppijaid, kes siin just Mairi tõi selle näite ka enda varalt, et sul on lisaks sellele õppija rollile ju tegelikult veel väga palju teisi rolle, et kuidas selline rööprähklemine või multitasking on toimunud, et kui palju ressurssi see sinult kui inimeselt on nõudnud. Et ma arvan, et see on küll üks ka selline tuleviku küsimus, et kuidas me suudame toetada, et me õpetajatena lihtsalt läbi ei põle, püüdes hakkama saada kogu selle tehnoloogiaga, mis on olnud uus, lisaks sellele isolatsioonile ja kõik see, mis siin kriisi ajal on toimunud. Ja ma selles osas ma ei julge öelda, et me oleme väga hästi hakkama saanud. Ma ei tea. Saan vaid öelda enda kogemusest, et see on olnud väga-väga keeruline aeg ja täna siin Iirimaal olles meil ei ole see veel läbi, et Eestis on uksed valla, siin on veel jätkuvalt kõik üsna kinni. Aitäh. No, mina sain eile sellise kogemuse, et see ruum, kus ma olen, oli eile vastavalt ohutusnõudeid jälgides 2+2 50% täis ja inimesed siin iseseisvalt oli palju vahendeid, õppisid, avastasid ja minul oli vaja korraks ära käia ühel Zoomi koosolekul ja siis ma seisin siin laua taga, klapid peas ja inimesed tegelikult ei saanud aru, et ma olin ära, et ma olin ühe magistrandi kaitsmisel. Ja siis ma kogu aeg siis panin jälle niimoodi oma tähelepanu kõrvale ja rääkisin nendega, ehk ühesõnaga mina väidaks, et inimesed pärisruumis räägivad ikka väga palju rohkem kui selles Zoomi ruumis ja kui ka see ruum kutsub neid suhtlema, et seda suhtlemist oli nii palju, et tegemist oli siis õpperühmaga, kellega me olime tegelikult ju 3 kuud olnud, eks ole, distantsõppel ja me saime kõige lõpus saime kätte, nii et peab ütlema, et kui sa oled seal nagu vähemuses, et püüad olla kusagil seal Zoomis ära, siis inimesed tunnevad, et sa oled ikkagi koos nendega. Et see oli hästi huvitav kogemus, et me kohe varsti jõuame ka sellele teemale, et kuidas seda kombineerida. Aga olgem ausad, et ega enamus meist ju oli sellises videokonverentsi kasutanud rohkem koosolekute pidamiseks ja koosolekul, ütleme siis selliseid mitte väga pühendunud koosolekul olijaid võib-olla ju iseloomustab see, et ma justkui olen koosolekul, aga tegelikult ma teen veel oma e-maili, tegelikult ma teen veel 100 muud asja ja mõtlen hoopis homse päeva peale. Et nüüd küsin siis jälle spetsialistidelt, et hakkame Mati sinust pihta, et see õpetamine ja koosolek ei ole üks ja sama, et kuivõrd sulle tundub, et inimesed, kellega sa siis olid seal Zoomi ruumis või kuskil mujal ruumis koos, et tundus, et nad pidasid ikka seda koosolekut ja seda nad olid õppinud? Ma arvan, et siin suurt vahet vist ei ole sellel Zoomi kaudu õpetamisel ja auditooriumis õpetamisel. Audikas on ka mingi osa seltskonnast, kes, ma ei tea, keegi koob suppa ja teine saadab kirju ja kolmas seal, ma ei tea, mis iganes asju teeb. Nii et see lõpuks ikkagi jõuab sinna välja, et kuivõrd see õppija ise on nagu motiveeritud ja huvitatud. Ja sel juhul on see Zoomi kaudu õpetamine ju täitsa tehtav, et ei ole nii, et kui teed Zoomi kaudu või Skype'i kaudu, et siis ta on koosolek. Ja täpselt samuti koosolekust kujuneb see audikas õpetamine, kus igaüks toimetab mingit oma asja, nii et mulle tundub, et üks õppetund kogu sellest koroona ajast on tegelikult see, et selle õppija enda vastutus ja motiveeritus on nagu hästi võtmeteema. Et õppejõud võib seal igasugust küktantsu teha, aga et kui sellele õppuril ei ole seda tahtmist, seda omaks võtta ja kätte saada, siis on sõltumata vormist on seda suhteliselt raske teha. Aitäh, Mari-Liis, et sul oli just nüüd väga värske kogemus, et kus sa siis 60 inimesega pidasid koosolekut, et seda korraldasid, ja samas toimus seal ka selline koosõppimine ja arutelu, et võib-olla sinu muljed nüüd, kus see sul värskelt selja taga on? Jah, me proovisime siis teha ja tegimegi sellist instituudi arenduspäeva ja
jah, seal ma isegi ütleks, et ta toimus paremini, kui ma isegi ootasin, et ma ikkagi olin päris ärevil, et kuidas see kõik toimima saab. Aga ma usun, et siin oli hästi suur roll ka sellel tõesti, mis siin on käinud läbi, et meil on juba tekkinud nagu mingid reeglid, mingisugune kord, kuidas me oleme tuttavad selle keskkonnaga ja me olime ka tuttavad omavahel, et need on instituudi töötajad, nii et siin just vaatasin, Tiia oli kirjutanud ka sellest kontakti loomisest, toetamisest, et see omavaheline suhtlus oli kindlasti selle võrra lihtsam. Aga kindlasti jah, tuleb seal vahet teha, et kas on nüüd koosolek ja selline info jagamine või me tahame arutada ja kas me tahame midagi õpetada ja kuidas siis seda protsessi kavandada. Meri, mida sina lisaksid? Kas nad on üks ja sama? No, eks see osalt on ka see, mis Mari-Liis tõi välja, et meil on selle veebikoosoleku kogemus ja ma usun, et paljudel meist ei pruugi olla väga head e-õppes osalemise kogemus, mitte õpetajana, vaid ka e-õppijana, et tunnetada, et mis need erisused on, aga see veebikoosoleku kogemus meil tihtilugu on olemas ja siis me kipume seda üle kandma õppesituatsioonidesse, mõnikord toimib, mõnikord võib-olla, et mitte nii väga hästi. Ja Veronika, et teie teete podcast'e, et kas Zoomi audiosalvestus ja podcast on üks ja sama või mille poolest nad erinevad? Ja ei ole üks ja sama, vastan esimesele küsimusele ja Zoomi saab küll mõningal määral kasutada, kui ei ole tõesti mingid muud vahendid podcasti salvestamiseks, et kasutadagi salvestamiseks ja siis võtta sealt eraldi see audiofail, aga ikkagi, kui ma planeerin seda tegevust ja selleks on nüüd siis näiteks see podcasti salvestamine, siis ma teen hoopis teisi asju, kui ma planeerin õppe läbiviimist ehk siis näiteks veebiseminari läbiviimist, et podcasti puhul mõningad asjad on samad, et näiteks skript on minul nii ühes kui teises, eks ju, et ma nii podcasti puhul räägin sellest, et ma väga detailselt panen kirja selles mõttes, mida ma kavatsen rääkida ja kuhu tahan jõuda, aga samamoodi ka veebiseminari puhul, eks ju, samamoodi lisan sinna need õppetegevused, aga nad kindlasti ei ole samad ja erinevus ongi just see, et ma ei saa kaasata kuulajaid, minu podcasti puhul ei olegi kuulajate kaasamine kuidagi eesmärgiks ja ma sellele üldse ei keskendugi. Aitäh. Ja nüüd läheks tegelikult sellise magustoidu juurde või asi, millega nüüd ka, mitte nüüd ainult meie, vaid ilmselt väga-väga paljud asutused, juhid, õppejõud, kõik on oma pead vaevanud, sest ega see tuleb sügiseks välja mõelda, et kas nüüd need kaks erinevat protsessi ikkagi, et see on ka korraga tehtavad, et me nagu natuke oleme seal veebis osadega ja siis me natuke oleme kellegiga nagu selles pärisruumis ja sellest sünnib siis selline sünergia või et need, kes on veebis, tunnevad, nad on pärisruumis ja need, kes on pärisruumis, tunnevad, et nad on veebis ja õppejõud on õnnelikud nii veebis kui pärisruumis või on seal nüüd midagi, mida tuleks uurida ja puurida, et Mati, et kuidas sina tahad sügisel olla? Ma arvan, et selle teema peale saaks mitu doktoritööd kirjutada. Aga ma arvan, et kui nüüd vastata selle küsimusele, et kas on tehtav, siis vastus on jah, on tehtav. Ja tõenäoliselt ei ole siin, et on ikkagi hulk aastaid veel sellist katsetamist ja proovimist. Et milline see kombinatsioon ja mis tüüpi õppetöö siis on parem digipõhiselt ja mis tüüpi või mis laadi õppetöö parem siis audikas. Et eks ta siin, ma usun, mõne aastaga kuidagi loksub paika ja tõenäoliselt sõltub ka, ma ei tea, erialast, sõltub ka natukene õppejõu eripäradest. Et selliseid ühtseid standardeid ma ei usu, et kiiresti tekib. Aga samas ikkagi see niimoodi väline tõuge, mis meil siin paar kuud oli, see kindlasti nihutab seda üldist pilti sellise kombineerituma õppe suunas, et sellele siiani valdavalt olnud auditooriumipõhisele õppele hakkab see digiõppe nagu tugevamalt sisse tulema, on see nüüd 80 ja 20, seda täpselt
raske öelda, aga midagi hakkab sellest juhtuma. Ja mina oleks selles suhtes positiivne, ma arvan, et see on hea, et juhtub. Pilt läheb kirjumaks ja võimalusi tuleb rohkem. Aitäh, Keron, et mida sina haridustehnoloogina siia juurde pakuksid, et kas siin võib olla mingeid kitsaskohti, mida sa näed nüüd, mõtled sellise nii-öelda sujuva töö osas, nagu sa ütlesid, et kõik oleks automaatne? Et arvan isegi ka seda, et see paralleelselt õpetamine on kindlasti küll tehtav, aga nagu kitsaskohtadeks võib siis olla näiteks see erinev nagu tehnika, et kas meil on see nagu võimekus olemas, et kõik nii-öelda õppejõud oleks siis varustatud selle nii-öelda veebikaameraga, kõik selle lindistamise ja sellega, et selles mõttes, et see vajab jah kõik testimist, ülevaatamist, et kui lihtsalt see protsess nagu hakkab välja nägema kõik, et seda oleks võimalikult lihtne siis nagu võimaldada. Aitäh. Nüüd Merin ja siis Veronika ka sinu käest küsin, et üks on see, et kas ta on tehtav, aga enne võib-olla jagaksite kogemust, et kas te ka tegite seda ja kuidas te tundsite, kui te siis olite nagu väga paljudes kohtades või ruumides korraga, et võiks öelda, et olite kloonitud, et Merin? Jah, Veronikal on siin hiljutine kogemus sellest, et on küll tehtav, aga see ilmselt ongi selline, kui me tahame 2 ühes asja ehk et me tahame 2 erinevat protsessi korraga, siis igal juhul keegi jääb milleski ilma, kas see õppija, kes on kohapeal või see õppija, kes on veebis ja ma kahtlustan, et pigem jääb ilma see õppija, kes on veebis, sest me kipume ta ära unustama, sest osad inimesed on ju kohapeal ja nendega on kuidagi ju lihtsam kontakti saada, kontakti hoida ja üheskoos tegutseda, et ma arvan, et siit on hea võtta üle Veronikal sõna ja öelda, et kuidas ta siis päriselt ennast tundis selles protsessis. Veronika, kuidas sa ennast tundis? See oli väga keeruline protsess, ma korra siia kommentaari panin ka, et see tõepoolest ma õppejõuna või koolitajana, tol hetkel täiskasvanute koolitaja tundsin ennast, et ma tegelikult ei anna mitte kummalegi sihtgrupile nagu piisavalt, nii nagu nad tegelikult väärivad. Et nagu ma kirjutangi, et see on kompromisside teekond ja kui ma planeerisin seda ja läbi mõtestasin, mis võimalused mul siis on, siis oligi see, et hakkaski liikuma pigem sinna poole, mida ma olen püüdnud vältida oma õpetamise viisides, et selline loeng olekski kõige siis tehtavam, sest ma saan slaidi näidata samal ajal, jagada Zoomis olijatele ja siis samal ajal ekraanil. Ehk siis ma pidin oma neid meetodeid muutma ja mulle ei meeldinud see muutus, sellepärast, et ma tegelikult ei saanud enam nii palju kaasata. Ja ma olen hästi nõus Mariniga, et tõepoolest tegelikult kannatavad rohkem, kannatavad need, kes meil seal veebis on, aga ka klassiruumis oli, et ei tundnud, nad tihtipeale oli see, et kas nad ikka kuulsid, et mis nüüd nende teistega saab, kuidas me neid võtame kaasa, kas te nende käest küsisite. Ehk ma sain aru, et see nii-öelda 2 grupis osalemine, kui grupp tunneb ja tahab olla üks ja ühtne, on tegelikult kõikide jaoks hästi keerukas. Et ma arvan, et nagu Mati ütles, kui me teeme leiame tasakaalu, uurime seda, saame tõesti mingi uue lähenemise, et sellel kunagi on täiesti nagu koht ka olemas, aga siiski praegu pigem tagasihoidlikult ja pigem tõesti, et ma ütlengi, et meetodite osas seal väga palju võimalusi ei olnud kahjuks. Mairi, kuidas õppijal oleks? Kas õppija võidaks sellest? Olen olnud õppijana ise sellises situatsioonis, et enne kriisi juba osad õppijad olid reisil käinud ja pidid siis jääma karantiini, et nad ei saanud osa võtta tunnist. Ja meil oli tiimisemester ja meie tiimist üks õppija siis oli meiega kaasas läbi Skype'i. Nii et me tegime tegelikult sellise vormi läbi, aga see oli sellele õppijale äärmiselt suur piin, sest ka meie tiimina, ehkki meil need seadmed olid kogu aeg kaasas, kui me arutasime, unustasime ta täiesti välja, et me ei kaasanud teda üldse, meil oli aja peale ülesanne
me üldse ei jõudnud oodata, mida tema ütleb, tal vahepeal ühendus katkes, et esitluse saime tehtud niimoodi, et saime mängida tema osa ja ta sai enda sõnalise versiooni kogu klassiruumi toodud. Aga see oli talle meeletult keeruline päev ka kaasas olla, et ma isegi nagu kaldun ka sinnapoole, et pigem ikkagi esialgu ära otsustada, et üks või teine, et see 2 protsessi korraga hallata, et seal juba oleks vaja sellist koosõpetamist minu nägemuses, et ühe inimese jaoks, ka ühe õpetava inimese jaoks, see lihtsalt võtab nii palju ressurssi, et väga kiiresti saavad õppijad tühjaks ja õpetav inimene ise tühjaks. No, aitäh, ma võtaksin võib-olla siis ka oma kogemusega nüüd sõnajärje üle, et minul oli küll vastupidine kogemus. Et minul oli koha peal siin ruumis oli 3 õppijat ja minul oli siis seal Zoomis oli neid 8, oli ka veel üks välisekspert ja siis minu tunne oli hoopis see, et ma kippusin neid 3 siin ruumis ära unustama, et oli ka tööde esitamine ja et kõik siis seal järjest, kes seal Zoomis sõna võttis, kes siin koha peal, et siis ma kogu aeg avastasin, et ma vaatan seda ekraani ja ma ei vaata oma 3 õppijat, kes olid väga tahtnud kohale tulla, et olla kohal. Nii et minul oli vastupidine kogemus ja siis ma proovisin ennast jagada ja tõesti see oli päris väsitav. Aga meie oleme need teemad hetkel nüüd läbi vaadanud ja siin kell ka tiksub, et võib-olla tuleks ringiga algusesse tagasi ja et siis kõik meie eksperdid, suur tänu, kes te siin täna olite, et küsin teid nüüd selle sama mis edasi küsimuse, et mitte väga pika vastusega, aga et mis nüüd siis edasi saab, et mis saab sellest distantsõppest edasi või pigem, et mis siis võiks saada, et Mati, palun. Eks see distantsõppe ju natuke oli olemas enne koroonat ja ma arvan, ta jääb kindlasti üheks elemendiks nii ülikooliõppes kui ka või igal pool tegelikult. Ja ma arvan, miks te 2-3 aasta teema saab olema ikkagi see, et nagu kohendatakse ja kohandatakse see nii sisu kui ka tasakaal selle kontaktõppe ja õppe vahel ära ja ma usun, et lõppkokkuvõttes on kõik natuke rõõmsamad. Aitäh! Meri, mis edasi? Ja, ega see tõepoolest nii nagu Mati ütles ja me oleme kõik seda öelnud, et ei kao see distants e-õppe, veebipõhine õpe, et ei kaoda kuhugi. Ja ma usun, et võib-olla see positiivne noot on ka see, et me ehk hakkame lahti saama sellisest võib-olla mõneti sellisest stigmast, et veebipõhine õpe on kuidagi kehvem, halvema kvaliteediga ja justkui see tavapärane õpe on parem. Et ma arvan, et see ongi see meie võimalus, et meil on praegu nii rikkalik kogemus, et siit edasi liikuda ja mõtestada seda kogemust, et nüüd hakatagi looma neid uusi viise, kuidas õpetada, millised on need parimad praktikad, kuidas veebis õpetada, et see veebipõhine õpe olekski paindlik. See, et õppe viime veebi ei tähenda kohe automaatselt, et see on paindlik. Me peame seda õpet ka selliselt kavandama ja mõtlema, et mis võimaldaks õppijal seal nii-öelda mõnusalt ringi liikuda, oma valikuid teha, et see õpe oleks selliste parajate õpiampsudena kavandatud. Aitäh, Meri. Veronika, mis edasi? Jaa, täitsa nõus eelkõnelejatega, et veebipõhine õppimine, õpetamine on tulnud selleks, et jääda ja me ei saa sellest üle ega ümber tulevikus ja nii-öelda vanu häid aegu tagasi kahjuks või õnneks ei tule. Aga mis edasi on see, et tõesti väga kõva häälega selgelt rääkida nüüd õpetavate inimeste väljaõppe või tasemeõppe puhul sellest, et haridustehnoloogia kõrvuti sellest didaktilise poolega, et need kompetentsid oleks nendel inimestel olemas, et need ei oleks juhuslikud, need oleks süsteemsed, et see väljaõpe ja selle asjaga tegeleda, see on tähtis. Aitäh. Keron, mis edasi? Edasi kindlasti ongi väga oluline, et praegu on nagu väga hea võimalus erinevaid neid süsteeme katsetada, et niisugune olukord on tekkinud kahjuks. Aga jah, et
kuna meie üldised seadmed, internetikiirused, kõik 5G asjad on tegelikkuses väga aktuaalne teema, et siis tegelikult on just hea, et niisugused võimalused arenevad ja et me saame seda paremaks muuta, sellepärast et väga tihti on oluline, et oleks võimalik õppida siis nagu veebis, et kindlasti sellele panustada, et see on väga nagu kasulik igatepidi. Aitäh! Mairi, mis edasi? Mina näen ka seda, et on see virtuaalõppe ja kontaktõppe, et need on mõnes mõttes sarnane küsimus, et kas päris raamat või e-raamat, et nad jäävadki mõlemad ja igalühel on oma võlu ja tulebki leida üles see koht, et kus see virtuaalõppe just toetab õpetamist, et kus ta saab teha midagi sellist ära, mis muidu võib-olla hästi ei toimiks. Aga kindlasti jääb kontaktõppe ka sinna kõrvale, nii et mõlemad jäävad püsima. Aitäh, Mari-Liis! Mis saab edasi ja mis saab edasi sellistest kogemuskohvikutest ja asjadest, et kuidas ülikool läheb edasi või oligi see ainult selline koroona aja lõbu, siis seda kogukonda laiendada ja tulla kõik siis kokku sõltumata ruumist? No ma kõigepealt sellest esimesest poolest, et tõesti, et kui me mõtleme sellele, et kuidas me õpetame, siis üha rohkem ka sellele tõesti, et kuidas see õppija õpib, kuidas tema õppimist toetada, millest ka me siin nagu rääkisime või mis käis läbi, et ka seda õppija poolt on ja hästi fookusesse seada, et võib-olla hetkel on olnud just see, et kuidas me nüüd ise niimoodi kohaneme ja hakkama saame. Ja no, ma usun, et ka sellised kogemuste jagamised, et need ju samamoodi jätkuvad, et kas nüüd siis veebikohvikute või muus vormis, et ega ülikoolis on need kogemuskohvikud olnud ka varasemalt, et see kindlasti on see üks teema ja kui mõelda, mis ma ka siin korra kommenteerisin, et ega enda sõprusringkondadeski, eks ole, on tulnud teemana sisse, et noh, kus keskkonnas sina nüüd neid asju teed ja mille kaudu sina siin suhtled, et tõesti, et see on niisuguseks igapäevaseks muutunud nii tavaelus kui ka töö. Aga suur tänu, et meie 10-osaline kogemuskohvik siis selleks kevadhooajaks, natuke eriliseks hooajaks lõpetab, et Mari-Liis andis lootust, et äkki tuleb sügisel jälle midagi uut ja põnevat, et siis kõik nende 10 kogemuskohviku salvestusi saab vaadata edulabs.ee/Zoom. Tänane siis jõuab sinna hiljemalt uue nädala alguseks. Et suur tänu kõikide korraldajate ja kaasamõtlejate poolt ja kohtumiseni siis juba uutes ja põnevates kogemuskohvikutes.